et Eesti selle üle võib väga uhke olla, siin ei ole üldse kahtlust, et kõik igasugused siuksed kokkuvõtted, uuringud, ülevaated Euroopa Liidu tasandil ju näitavad seda, et me oleme väga esirinnas oma elektrooniliste lahendustega ja siin muuhulgas elektroonilise riigihangete registriga. Et siin on kõik väga tublisti ja väga hästi, kus võib-olla võiks natukene veel edasi minna, on minu arvates vaidlustusmenetluse osa, mida ei ole nii digitaliseeritud kui menetluse poolt. Täiesti nõus Marianiga, et vaidlustuskomisjoni liikmena iga päev näen, et sellist, et mitte öelda tsaariaegset, vaid ütleme võib-olla taasiseseisvumise algusaegset asjaajamise korda on natuke liiga palju. Et kui tänapäeval kohtud juba 2 hiireklõpsuga liigutavad dokumente läbi e-toimiku ja vaatavad erisugu menetlusetappe kohtute infosüsteemis, siis vaidlustuskomisjon lahendab neid asju ikkagi jätkuvalt niimoodi, et saadetakse meil menetlusosalistele, siis palutakse viisakalt, et olge head, et saatke meile nüüd vastuskiri, et kas te olete selle kenasti kätte saanud ja ühesõnaga selline tänapäeva standarditele võib-olla enam mitte nii vastav mall. Aga selles osas ma tahtsin küll takka kiita, et Mariann pani naelapea pihta, kui ütles, et me ikkagi Euroopa mõistes oleme kogu sellelt riigihangete läbiviimiselt esirinnas, et ma siin töökohustustega seoses olen saanud vahepeal käia Euroopa Liidu ülestel sellistel võrgustiku kohtumistel ja siis tuligi üks eremälestus, kuidas oli vist härrasmees kuskilt madalmaadest, kes siis kiitis nende edusamme riigihangete digitaliseerimisel ja siis ta ütles väga selline tugev ja äratuntav uhkuse noot hääles, et meil on riigihanke alusdokumendid on kõik avalikult kättesaadavad, tasuta ja puha ja siis meie Eesti kolleegidega saime selle peenikest naeru kihistada, et no jumal, et see oli meil juba aastal 2000, ma ei tea, 7, 8, 9, tere tulemast klubisse siis. Siin on muidugi nende IT-lahenduste puhul ausalt öeldes on ka teine pool. Et sel kevadel minu arvates käis meediast läbi selline nukker lugu seoses ühe arhitektuuribürooga, kellel jäi esitamata pakkumus puhtalt sellise tehnilise vea tõttu. Ja võt, minu arvates see kaasus näitab tegelikult seda ohtu, et need IT-lahendused me ei tohi neid ka üle tähtsustada, ütleme niimoodi, et need lahendused peavad ikkagi jääma lahendusteks, mitte jällegi eesmärgiks omaette. Nad peavad olema sellised, nad tõesti töötavad ja kui nad ei tööta, et siis seal on 100% kogu aeg olemas tugi, kes selle probleemi lahendab. Et kui meil tekib selline hetk, nagu siis selles meedias kajastatud ebameeldivas loos oli, et isikutel jääb lihtsalt esitamata pakkumus selle tõttu, et tekib mingisugune tõrge, kas siis nende oma arvutis või riigihangete registrisüsteemis, tegelikult seal vahet ei ole. Ei ole sellist kohustust Eesti kodanikele, et kõik peaksid olema niivõrd suured IT-kurud, et nad selle vea ära tabavad ja oskavad seda lahendada. Et kui jääb tehnilise tõrke tõttu kellelgi pakkumus esitamata, mida see tähendab? See tähendab seda, et me konkurentsi kohe vähendame. Ühe pakkumuse võrra on konkurents kohe väiksem ja selles osas ei ole Eesti hanked nii eesrinnas, et meil tegelikult on probleem sellega, et pakkumusi tehakse suhteliselt vähe. See on ilmselt valdkonniti erinev ja hankeliikide kaupa erinev, aga ei ole niimoodi, et me võiksime öelda, et pole vahet, kui üks pakkumus kõrvale jääb. Et on oluline konkurentsi tuleb soodustada, pakkumuste tegemine peab olema võimalik, et see osa tuleb ka nende IT-lahenduste juures hoolikalt läbi mõelda ja tagada, et nad tõesti oleksid töökõlbulikud. Mina tahaksin võib-olla siin kõlama jätta selle noodi, mis on olnud ka minu mantra juba viimased 2-3 aastat vaidlustuskomisjonis, et tehnika ei tohi dikteerida õiguse sisu, vaid see peaks olema vastupidi, et kehtiv õigus peaks ütlema, kuidas tehnika peab toimima, sest et 2-3 õnnetul juhul on ka minu praktikas olnud sedasi, et hankija on mingisuguse oma ütleme siis ülekantud tähenduses pahateo või patuteo õigustuseks öelnud, et aga riigihangete register, tal ei ole sellist funktsionaalsust, et ma oleks saanud mingit sellist või kolmandat liigutust seal teha, et tänu sellele ma siis jätsin selle pakkuja hankest kõrvale ja siis tuligi öelda, et kuulge sõbrad, et päris nii ei saa, et me peame ikkagi, me ei lahenda asju lähtuvalt mitte sellest, et milline funktsionaalsus on riigihangete registril, vaid sellest, mis on seaduses kirjas. Ja neid vaku asju on tegelikult ju olnud veel, kus nagu paar kaasust tuleb tegelikult meelde,
kus no see oli selline sõna vastu olukord, et ettevõtja ütles, et ta tegi küll linnukese, aga hankija ütles, et tema ei näinud süsteemis, et linnuke oleks tehtud. Et tegelikult sama koht, et kui meil need süsteemid on, mille üle me oleme uhked ja põhimõtteliselt õigusega uhked, siis tuleb tagada see, et nad ikkagi töötavad tõesti korralikult. Et natuke väiksed ohumärgid juba on, et kas nad töötavad nii hästi.